Me oleme täna mõlemad nii heledas nagu tead need, kes on pahandust teinud, siis peavad sotsiaalmeediasse minema rääkima I'm so sorry for that. Palveilmed on käest puudu. Ja. Ma ei mõelnud seda nii. Ma olen hea inimene. Ma süütu. Et tõesti heledas olema, nüüd on kõik voldid näha, nii et kuulake seda episoodi. Aga me oleme nii tänd ka. Me oleme tõesti väga tänd ja ma ütlen põhimõtteliselt iga päev, et vaatan ennast peeglist, ma näen neid bikiini, neid bikiinirante ja vaatan, et ma olen nii pruun ja mulle väga meeldib see. Mina vaatan ka, et ma olen nii pruun, aga mul on nüüd see miinus, et ma ei tohi käsi üles tõsta, sest vaata, kui laibavalge ma siit olen. Sealt on see sinu õige toon. See on minu õige toon, aga tead. Kuigi te Ivariga üks päev, mul on pilt ka, kuidas te niimoodi tännisite. No aga ma olin niimoodi mingi 3 minutit. Ja ta ikkagi committis vaata. Seda küll jah, et tuleb ikka igalt poolt ennast tännida. Tead, minu jaoks on põhiline see, et mis nagu enamasti nähtaval on, see on tänd, nii et vahet ei ole. See on fine. Ega mul on perse ka valge, aga you will never know. No see ikka käid taga paljadega. Me, nagu te aru saate, me oleme tegelikult straight from, mina olen straight from Sri Lanka ja täna on siuke tore episood, et täna me salvestame ja kohe täna läheb üles ka, nii et see on nii fresh, see on ahjusoe. Tõesti ahjusoe. Aga räägime ruttu sponsorid ära ja siis saame mahlase asja kallale minna, ehk siis mis me vahepeal teinud oleme. Ja tõusud mõned. Ja kirjad loomulikult ka. Okei, cum laude? No cum laudel, mõtlen kohe oma tähtsa ametliku paberi välja, et 10. maini täna mitmes? Täna on 7, eks 3 päeva veel. 3 päeva veel on Apoteeka e-apteegis kõik cum laude läbi tooted 30% soodsamad ja ütleme nii, et see on päris suur soodukas, väga hea kvaliteetne kraam. Ja kes Alexelas käisid, said ka, esiteks seal oli suur cum laude ala ka ja hea uudis on ka see, et cum laude tuleb Unibetti. Et cum laudega mulle väga meeldib ja ma ise kasutan neid tooteid ja mul on hea meel, et kes siis käivad meie vestlusõhtutel või kes kuulab podcasti ja satuvad Apoteekasse, siis nad juba teavad seda brändi osta ja nad saad ise tõestust, et see on tõesti väga-väga hea bränd, et muidu me ei teeks ju nendega nii pikalt koostööd. Ma ise muuseas mõtlesin selle peale, et enne kui ma hakkasin koostööd tegema, me hakkasime nendega koostööd tegema, siis ma ei oleks nagu väga isegi tulnud sükse asja peale, et osta mingi intiimpesu, mingit seepa, siis ma tean, et need on olemas, aga ma olin alati nagu, et see tundub nagu siuke mingi marketing asi, vaata, et nad prese millega iganes on ju. Aga tegelikult ma olen aru saanud, et tutt tuleb ikka terve hoida ja kui on vastavad vahendid olemas, siis miks tegelikult mingi... Ja täpselt, kui sul on probleemne tutt, vaata, et sul ongi kuivused ja asjad, see ekstra, et nagu miks siis pesta tavalise mingi dušikeeliga ja rohkem endal ärritust tekitada, kui sa saad kontrolli alt. Nüüd me kõlame nagu 2 probleemse tutikeit. Ei no minu tutt on korras. Ärge sa pärast mõned see. Meil nüüd muidugi meil on korras, sest me kasutame cum laudet. Ja me oleme juba üle pool aasta kasutanud rohkem isegi, väga kaua. Ütleb aina rohkem korda. Aina rohkem. Nii et cum laude tooted siis soodukaga. Mulliga mullita festival. Ma ei jõua seda ära oodata. Ja täna me sain just salajutudesse saime kirja ka, et keegi ütles, et sooduskoodi töötajad, see töötab, kui te ostate pileteid, et kui te ostate neid muid asju, vist siis ei tööta, et see ongi nagu festivali pileti soodukas. Seal on igast need koolitused. Et meil see sooduskood on ikkagi siis festivali piletile ja ülejäänud koolitused on siis ikkagi tavahinnaga või siis kui teil on mingi muu sooduskood, saate seda kasutada. Et ma just rääkisin ka sellega, et see kehtib siis kontserdipiletile. Nii et proovige siis uuesti. Ma ütlen ausalt, ma ei jõua ära oodata. Kas sa juba oled, mis kell see hakkab? Päeval 12. Day drinking. Aga siis lähmegi kohe päeval 12. Ma pean õhtul minema dinnerile. Kellega? Ma pärast räägin, ma ei saa avalikult rääkida, aga ma ütlen ausalt, ma ohverdan palju selle ürituse jaoks, ma tahan sinuga day drinkida. Nii äge. Aga ma tahan ka sinna dinnerile. Kelleks sa lähed ilma minuta? Ma ei saa öelda, pärast räägi, aga ma tulen ka. Ütles, kus te lähete, ma tulen istun kõrvallauda, hoid ega siin. Ärge pange mind tähele. Aga igatahes mulliga mullita festival. Ma ise tulengi hommikul kohe Tartust hakkan tulema, et jõuda sinna, nii et ma tahan kindlasti seda, kas seal oli mingi kaaveri? Jah, kaaveri, austrid, asjad, kõik võtame, igale poole läheme. Kõike. Siis on LOL Bubble Tea. Väga hea, kohe poppingi. Võtsin meile välja ka. Tanel on nii mõnusad külmaks teinud. Jaa, meil on kõik on külmas ju erinevad. Siis ma võtsin praegu meile need Raspberry Red Tea omad. Ja need on tõesti väga head. Nii et siis Malju kohe
hakkab jooma neid ja külmana, vaata alguses me võime need esimesed episoodid teeme soojana ja soojana need ei ole, noh, need on head, aga külmana nagu ekstra hea. Minule meeldib täitsa soojana ka, aga ma olen nii low maintenance, ma ei taha oma pükste peale jääda. Mul on ikkagi skinny legend from top to bottom, täna jalas ja seljas. Nice, ilus set on. Nii et lol bubble tea siis. Minu just... Give me a moment. Okei, nüüd räägi. Nii. Minu juuste saladus ja ma räägin teile hea nippi. Esiteks, me oleme seda õlist oleme mitu korda rääkinud, see on väga hea, aga ma soovitan, kui te lähete, ongi kas Sri Lankale või Taisse või on kuskil reisile, kus tuud ookeanis ja basseinis ja juuksed saad vatti, siis Kelani juuksed teisel päeval olid niimoodi, et kui me olime reisil, nad olid nii takkus, kui üldse takkus sai olla, nad ei lasknud mul isegi kammida neid ja ma olin mingit tead, ma ei jaksa. Praegu vaieldast panin lihtsalt punusin ühesõnaga tal juuksed kinni ja siis me läksime järgmine päev, vaata tegime rannapäeva. Enne kui me randa läksime, panin ta juuksed lihtsalt selle minu juuste saladuste palsamiga kokku. Panin palsamid pähe, panin uuesti juuksed patsi. Ta möllas seal ookeani vees, pärast veel basseinis ja kes saad aru, kui pärast pesin, käis duši all ära, siis ma lihtsalt kammisin juukse nii lebot lahti, et see on nii anip. Ja reisil, vaata mul on endal siuke hästi õhuke juuksekarv, mul nagu ei lähe endal niimoodi, aga Martal on ka vaata siuksed hästi paksud juuksed ja kuna nad konkreetselt ju elasid ainult basseinis, need juuksed, rannavesi ja kloorivesi mõlemad ikka räigelt rikuvad. Nii et ja päike sama ajal. Ja õli või mingi palsam pähe tõmmata, et väga hea ja soovitus. Et ongi, et kui sinna ookeanisse minna, et pange see palsam enne ja siis pärast ongi, et peseb peale pealt veel õli ja siis need juuksed lihtsalt slaidisid lahti. Mul oli mingi thank God või thank minu just saladuse naine, sest et see oli nagu parim asi ever. Ma tegin reisil seda, et ma mõtlesin, et et nagu nii, mul on juuksed kogu aeg nii lappes, et panen õli pähe ja olengi lihtsalt päev läbi sellega. Ja aga kui ma pesema läksin, siis ma unustasin ära, mul oli terve päev õli pea seal, pesin pea ära, kuivatan, vaatan, mis toimub, miks mu juuksed nii rasased on, nii et väike häkk teile, peske mitu korda šampooniga, sest et see õli ikka jääb, aga mu juuksed olid nii pehmed pärast. Ma üldse vaata kuidagi nii heldid juuksed, ma isegi vaikselt hakkan mõtlema, võib-olla ma ei pea pikendusi panema. Sul on väga heldid juuksed, nii et natukene... Paar rootsu, aga nad on heldid rootsud. Need on minu heldid rootsud. Nii et jah, minu juuste saladus. Ja ulaks kaunitar. Nüüd on minu pask, ma ei võtnud kaasa seda, aga ulakasse kaunitari tuli, paneme siia pildi, ma saadan ka Tanel sulle pärast pildi, selline toode nagu Gliti. Ja Kirki saatis mulle voice'i, kui me oleme Sri Lankal. Ta olime Kristina, meil tuli uus toode, mille nimi on Gliti. Me oleme siin kõik seda saanud proovida, no mitte seda ühte sama, kõik saab proovida ja nad on amazed, et tahad meile saata, et me räägiks Glitist. Ja no tõid mulle siis ära selle, kui ma reisilt tulin, sest et sina veel olid reisil ja sain proovida ja see on amazing. Kas ta on parem kui Lelo või? See nagu Lelo on ka hea, aga Gliti on ikkagi see teeb nagu ühesõnaga, kui sul ei ole kaaslast, kes teeks sulle suuseksi, siis see on nagu päriselt. Ta imeb, tal on see keeleke. Tegelt! See on crazy. Ma saan aru, miks nad reivisid, sest et see voice oli mingi, see on best, et see on crazy. Okay. Ja, või kui sul on kaaslane, kes ei tee sulle suuseksi, siis... Aga samas, kui sul on kaaslane, sa võid lihtsalt ju ka seda kasutada. Ei, kui ta tööl näiteks on. Ei, muidugi, sa võid seda kasutada kogu aeg ja see on amazing. Nüüd sa promosid mind, sa influentsisid mind ära. I need this right now. Ja, no, palju see maksab? See minust see on mingi väga kallis ka, ma pean vaatama, sest et nii ma otsin mul on ju näpud põhjas ja rahad peened, mul on kohe, palju see maksab. Aga sinu käes on minu oma. Vastupidi, sinu käes on minu oma. Minu käes on sinu oma, jah? No ma saan aru, aga ma mõtlen meie kuulajate ja vaatajate peale ka, et kas on nagu mingi hingehind. Minu arust ma veel vaatasin, 85 €. Okei, ja sooduskoodiga salajutud saab ju olla ka. Ma ei tea, kas teil näeb see ära, oota, ma panen ekraani. Näite mulle vähemalt. See näeb selline. See on nagu keel ja see imeb. Oh my god, et on nagu väike kiisu. Ma räägin, väike kliti. Ja seda saab äppiga kontrollida. Jaa, väike klitikene. Ja siis, kui see just jõudis, siis Sten oli minu juures. Ja siis ta Kas sa kasutasid Steni ees? Ei, Sten oli minu juures. Ja siis ta nüüd kirjutab mulle käes peale, no kliti vaata. Ma näitan talle seda klitit. Kas see on imelik, et I'm getting turned on või? See on crazy nice, nii et kliti 85 € ja kasutage sooduskoodis salajutud, saate ju alla ka veel. Nii et see on väga selline huvitav.
jah, et need on meie sponsorid, Coolbet ka muidugi ja varsti algab siis jalka, kas seda öeldakse EM või MM, ühesõnaga jalkamäng, suur mäng ja saab panustada ja ma just rääkisin, nägin oma sõpra, kellega me eelmine kord panustasime, siis ma ütlesin ka, et ta ütleks mulle ette, siis ma eelmine kord tema järgi panustasin ja ma räägin, ta tegi 50 eurost, ma mäletasin valesti, et ta tegi 1500 eurot. Nii et ma kavatsen seekord, sest et mina tegin eelmine kord 50, tegin mingi paarsada eurot, sest ma alustasin nii hilja, et nagu ma nägin kõrvalt, kuidas ta muudki panustas ja läks nagu suuremaks ja siis ma poole pealt olin mingi üli äge. Mis mõttes, kui sa alustad varem, siis sa saad rohkem või? No lihtsalt sa teed vaata 50-100. Nagu niimoodi, okei. Et natuke sa ei pane kohe mingi tonn, vaid sa nagu väikeste panustega. Mul ei ole tonni, ei ole vaid. Sa ei ole nüüd nii vaene ka. Mailu kirjutas mulle eile, ma olen nii broke ja siis see, kui palju ta ütles, tal on, ma olen mingi, et inimesed canceldaks ära, kui ta ütleks mille peale. Jaa, mul on 3 tonni ja Kristina on mingi, ma ei või toidupanka nüüd minna. Ei tohi jah. Ja igatahes aitäh sponsoritele ja lähme nüüd tõusud mõned update'i targid. Tead, mina pean ütlema, et minu suureks, ma jätan selle obviously vahele, et reis oli ja see oli kõik väga tore ja mulle väga meeldis olla perega ja sõpradega ja soojas. Aga ma pean tunnistama, et see konstantne kuumus ja palavus, ma tundsin ennast nagu rõve pundunud higine mauk. Nagu minust ei ole ühtegi normaalset pilti vist. Ma olen nii ratchet lihtsalt kogu aeg. Sama jah, mul on ka ikka, ma nägin päris ja ma tahaks öelda, et ma sain seal Kristina uue Peikaga väga palju lähemalt tuttavaks, aga tegelikult on tema uued parimad sõbrad mu vanemad. Jaa, Ivar oligi nagu mingi, et ta ütles, et selle seltskonnaga läheks iga kell uuesti reisile, talle väga-väga meeldis. Ja siis ta oligi mingi, ma mõtlesin, et ütleb, et Mallu oli nii äge ja et Märteniga nii fun ja et mis iganes ta oli mingi, müüja Tiina. Müüja Tiina oli tema nagu mingi, ta ütles, et ta pidi ütlema selle, et umbes, et mina olen number 1 lemmikreisi kaaslane. Ma arvan, et tegelikult olid müüja Tiina. Mitu õhtut oli niimoodi, me kõik magasime, müüja Tiina ja Ivari lihtsalt. Lihtsalt hängisid nagu need on tõesti. No Riki ka, aga müüja Tiina olid ikka nagu OG tema jaoks. Noh, tead, igal oma, nagu öeldakse. Aga mina näiteks käisin eile hullu arsti juures ja sain uued ATH rohud ja muuses mul see psühhiaater ta ütles, et ta arvas, et mul ei olegi olnud depressiooni. Et see oli ATH? Ta arvas, et mul oli lihtsalt räige burnout ja vaata, millal mul see üle läks. Kui ma läksin, ma hakkasin rohtut, ma läksin Hispaaniasse ja ta ütles, et tavaliselt sellest burnoutist välja tulemine ongi väga tugevalt seotud keskkonnavahetusega. Ja ta ütleski, et sa ei pea iga kord Hispaaniasse minema, mõni näiteks läheb, ma ei tea, matkale telkima, ma ei tea, mis iganes, lihtsalt, et see oju läheb korraks sealt keskkonnast nagu välja ja siis see läheb tagasi. Ja tegelikult olgem ausad, ega kui ma neid antidepressante võtsin, ja nüüd ma pole võtnud, ma ei tea, üle 6 aega, 1,5 kuud, ma ei tunne mingit erinevust. Ja siis ma ütlesin, et aga samas mul vahepeal on ikka nagu siuke tunne, et oh my god, I'm scared, bla bla. Siis ta oli mingi, vaata, mida sa kõike teed, you should be scared. Ei reaalselt. Issand, tead, mida see psühhiaater veel mulle ütles või? Me rääkisime nagu mingi tööst ja asjadest. Ja siis ma ütlesin, et me teeme vaata neid showsid on ju Alexelas ja nüüd teeme seal Unibetil. Siis ta oli mingi, et eks siukse showga vist teenib päris palju, et tegelikult on ju see tore, siukse mõttetusega raha teenida, et täiesti mõttetu ju tegelikult. Ma mingi, see ei ole mõttetu, siis ta mingi, ma mõtlen lihtsalt, kultuurselt on see ju tegelikult täiesti mõttetu soust, mida teate. Või mingi, tahad hambasse saada? What the hell? Või nagu, ta ei olnud kultuur, vaid ütles nagu, et see pole hariduslik. Või midagi sellist, siis ma mingi, literaali meelelahutus on ka ju osa kultuurist. Yeah. Nagu, et see ei ole, me ei räägi mingi tipp-poliitikas seal või mis iganes, aga nagu võttes ütleb mulle, et see on mõttetu, what the fuck on ju, aga tead, ta tundus ise ka väga ATH inimene olevat. Väga huvitav. Ei, minu arust me ikkagi teeme korralikku show'd ja produ ja see on äge ja mulle väga meeldib nii, et keegu persse see. Mulle ka väga meeldib nii, et selles suhtes tead laias laastus who cares, sest ta kirjutas mulle uued tabletid ja ma olen täna high as fuck boy. Ja toimib. The drugs are working. Tähendab, ma tunnen, et ma olen mul mõte jookseb 10 suunas, aga samal ajal mul ei ole seda, mis mul tavaliselt tekib, vaata see mingi, oh my god, I'm scared, ma kardan või nagu parakat ei ole üldse. Okay. Mul pigem tundub siuke maanialaadne toodeoled, kus ma tahan nagu kõike teha ja tunnen, et I'm the queen of the world. Okei, no see on tore. Meil raudselt crash ta. Ei, loodame, et see crash ikka. Aga ei selles suhtes, et meil jah, need Unibeti piletid on juba, lauad on kõik välja müüdud.
veel seal esimesel tasandil on kohti. Mingi 300 piletit minu meelest oli, nii et ma soovitan teil need ära osta, sest et show tuleb kõva, nagu me alati ütleme, aga alati on veel kõvem, kui me lubanud oleme. Ja minu meelest on väga fun. Ja väga-väga fun. Mis sinu siis tõus oli siis see, et sa said endale uued ravimid? Jah. Mõõn korraks oli see, et ma hakkasin jälle mõtlema kogu nende kohtuasjade peale, aga siis ma mõtlesin, tegelikult see on tõus, sest et ma ütlen ausalt, kui ma just siia sõitsin, siis ma mõtlesin selle peale, et isegi kui läbi ime mingi juriidika põhjendusel või millel iganes kuidagi Tanel peaks saama võidu, siis minu point jääb samaks, et ta on not a nice person ja mul on kõik asitõendid selleks olemas. Nii et see, kui ta suudab kuidagi mingi juriidika põhjal kuskil mingi õiguse endale välja kaevata, mis tänapäeva ühiskonnas ja väga kallutatud õigussüsteemis ja meediasüsteemis on täiesti võimalik. I don't give a flying fuck boy. No jah, see Tanel Padari teema on ikka täitsa haige ja mina ütlen alati, et nagu mul ei olnud neid asitõendid vaja nähagi, et uskuda automaatselt näiteks Laurenit või olla Laureni poolel. Aga sa oled näinud neid? Aga ma olen neid näinud ja nüüd ma olen veel rohkem ja nüüd ma olen veel, et kui Tanel Padaril on mitte ühtegi vihkajat, siis seda ma olen surnud. I will hate him till the day I die. Sellepärast, et see, kuidas ta käitub ja see, kuidas ta terroriseeris, ma võin neid sõnu öelda, terroriseeris, see terror. Laurenit, ta nagu mitte ükski inimene vääri seda ja see, kuidas ta oligi, et ma olen kuulsam ja et ma sulle näitan ja tema, see hetk, kui ta seda kõike tegi, ta lihtsalt ei teadnud, et kuskilt tuleme meie välja olema mingi, et ei, sest et ta mõtleski, et ma panen sulle ära, ma olen kuulsam kui sina ja kõik kuulad mind, aga mina ei kuula teda ja ma ei kuule Never ja Fuck You ja sa võid laulda ja sul võib olla Tanel Padar and the Sun ja sul võib Tanel Padar and the Moon ja sul võivad olla kõige lahedamad laulud. I don't care ja kui keegi peaks tulema minu raadiuses ütlema, aga the fuck ette nahhoisid nagu. Tead, mis mu lemmikosa asitõenditest oli ja see on nüüd teile podcasti kuulajad väikseks amsukeseks. Mu enda lemmik oli see screen, kus Tanel Padar ütleb, mul võib väike olla. Ja ta ütles, mul võib väike olla, saad aru, ma röökisin hüsteeriliselt naerid, ise kirjutasin enda kohta. Siis teine screen, mis ta kirjutas minu kohta, et see Pärtel poeg võib siin elu 24 helistada. Kas saad aru, ma pigem söön sitta ja suren, kui ma helistan kuskil elu 24. Kes üldse tänapäeval helistaks nagu welcome to 1995? Tere, kas meedia kuuleb? Ja ma helistan elu 24, ma ei kirjuta elu 24 ja minust elu 24 võiks. Nagu iga kord, kui Postimees helistab mulle, vaata Postimees need kõned, et tere, kas te tellite Postimeest? Ma ütlen alati, kas Katrin Lust on peatoimetaja elu 24? Ja on küll, ei telli. Ja täpselt see on iga kord, et oleme, oih, kas see tõesti või? Vaata eile, kui meedia Padari, või minu ja Padari teemast jälle neid artikleid tegi, on ju. No elu 24 ma oleks seda uskund. No nägid, mis pilti nad kasutasid must. Ma olin põrgu põhjast välja roomanud, teema on the worst. Aga seda oleks arvanud. Kroonika täpselt samamoodi Padari poole, nagu pealkiri. Ma just mõtlen pealkirja. See sisu, nii ja naa, aga pealkiri... Kes selle artikli kirjutas nagu ikka kroonikas? Ma ei vaadanud. Sest et Veidenberg, kui ma õigesti mäletan, tema ikka saab Padariga läbi või on nagu, ma ei ütle, et Padari poole kallutatud on, aga nagu minu arust talle ikkagi meeldib Padar ja nagu kuidagi see vaib. Aga see on minu arvamus, ma ei ole kindel, aga nii palju, kui mul on meediast tundud ja üldse kroonika artikleid, nagu kus need on tulnud, siis need on ikka Padari poole kallutatud olnud, on ju. Aga õnneks Veidenberg on ainult kroonika meeleuts auhindade lõpuni, siis see on ainult peatoimetaja ja läheb minema sealt lõpuks. Ma üldse ei salli seda näist, sorry. Aga ma ei usu, et see meedia kallutatus seal sellega ära muutub. Sõltub, kes uus peatoimetaja on. Jah, aga samas arvestades, kui palju on meie podcastil kuulajaid, siis ma arvan, et neid on rohkem kui kroonika lugejaid. Arvad või? Ma arvan küll. Ma ei tea. Aga räägime minu tõusudest ja mõnedest lähme kirjade juurde. Tõusud, mis mul tõusud on? Üldse tore oli see reis. Ja tõus vist on ka see, et ma nagu eile õhtul mõtlesin, et nagu nii tore on suhtes olla. I really love it. Nii fun. Kuidagi good vibes. Eile õhtul siis... meile käisime, mis mul eile oli veel päeval? Ma käisin trennis ja siis mul Peks tegi tööd päeval ja siis ja mulle meeldib, et tal on selline tööd, et peab kogu aeg kontoris olla. Me tulime Tartust hommikul, siis viisime Kõne lasteaeda,
siis tema jäi nagu koju tööd tegema, siis mina läksin trenni ja siis me käisime pärast poes koos, siis tegime õhtul, mul uued potid pannid jõudsid, mu Stanley Tucci, mida ma aasta aega olen nillinud ja lõpuks tellisin ära endale. Siis me käisime poes, fun shopping trip oli, siis me käisime kellel lasteaias järgi, siis tegime süüa, siis mingi hetk panin kellani magama ja siis ma mõtlesingi, kui me olime ära söönud, siis me koos vaatasime, hakkasime seda mingi Breaking Badi vaatama, see on mingi lemmiksari. See on nii hea sari. Okei, ma ei ole vaadanud seda niimoodi. Oh my god, you're gonna love it, see on nii hea. Ja siis me vaatasime seda paar episoodi, siis oligi, et õhtu oli nii mõnus, panin kellani magama ära, siis me vaatasime Breaking Badi, siis olime lihtsalt kaisus ja me vaatasime sarja. Siis me olime, et oh my god, I love my life, et see on nagu nii fun lihtsalt niuke. Ja siis sina tissisid mind, seda üldse väljas, kui muidugi ma tahan kodus lamada kaisus ja süüa. Aga see on fun, aga samas mõttes, et don't get me wrong, I'll be outside as well, vaata, aga nagu mitte nii tihti enam, aga I'll be out on ju, et ärge unustada. Out and about, et aga ei, kuidagi tore lihtsalt on ja lihtsalt see kogu see vibe, et vaata muidu oli ikka see, et tegin õhtuti süüa ja siis Kelani tahtis ikka mingi pelmeene või makarone, aga nagu eile ma tegin mingi ahjukana ja siis ma tegin mingi seda orsotto pastat ja niuke fun vibes on ju. Ja siis oligi nagu tore saad kellega koos süüa ja nagu niuke good vibes on nagu niuke family life ja mulle väga meeldis see. Ja täna teeb tema süüa, ta teeb karpe, nii et ma olen väga excited about that, mulle väga meeldivad karbid. Aga mis su mõõnad siis on? No mõõnad olid nagu, ma ei tea, see võib-olla on veits cringe, aga vaata see meelelaud soundade, see top 3 tuli välja, on ju. Ja siis seal veebi, ma ei saanud mitte kuskil top 3 ja ma olin ainult ühes nomineeritud ka, on ju, seal ongi veebihääluseks podcastiga. Ja siis ma nagu ei saanud isegi veebihääles top 3 ja siis ma mõtlesingi, et mul korra tekkis veits selline, nagu ma sõitsin autoga ja siis ma olin mingi, et tekib vaata see niuke ikka, vaata ma enesega hästi kriitiline, siis ma olin, et nagu ma siis teen seda podcasti või et nagu Kroonika meelelahutusauhindade nimel. Ei, nagu see, et rahvas ju hääletab, vaata. Nad hääletasid ka ainult sinu ja siis mul oligi mingi, et okei, et siis mina nagu, et see võiks üksi seda podcasti teha, mis ma ikka töllerdan siin keegi nagu nii, et ma olen nagu, tekkis niuke ikka enesekriitiline ja siis ma olin mingi, et nagu sõitsin ja mõtlesin ja üldse nagu sotsiaalmeedias ka, no ma tean, et sina peaksid kindlasti saama sotsmeediauhinnaga isegi ka jälle, et mis ma seda sotsmeediat siis teen, et keegi nagu rahvas isegi nagu ei mõtle mu peale, seksikate all ka ei ole, ma olen super seksi on ju, et nagu, et kuidagi lihtsalt tunduski, et nagu, et muidugi need auhinnad ei ole nagu mingi elu tähtsad, aga lihtsalt kuidagi, et rahvas siis ma olen mingi mõttühi koht nende jaoks, et nagu pigem kuidagi see tekkis, et mu jälged te olete disappointed mind. Tead, ma arvan, et arusaadav, et võib mingitel hetkedel ära kassida, aga tegelikult meenutagem veel paar aastat tagasi, vaata kui kaua mina olen sotsiaalmeedias olnud, veel paar aastat tagasi, mind polnud kunagi nomineeritudki sinna, literally, vist kunagi mingi hästi ammu, kui oli mingi 10 inimest nomineeritud, siis ma kuskil seal vahel olin. See on lihtsalt see, et paratamatult mul on rohkem jälgijaid juba Instagramis ju kui sul on ja ma lihtsalt olen ka ülejäänud meedias rohkem kajastatud ka, sest ma teen igasugust sitta, nii et ma arvan, et võib-olla mingid inimesed, kes ei pruugi üldse meid teada, lihtsalt minu nimi võis tuttav olla või ma ei tea midagi, minust mulle tundub kõik vihkavad mind. Ei, ma tean, see on fine, lihtsalt korra ikka mõtled, et okei, et nagu, et kõik nagu mingid asjad, et nagu meelelahutajatest pole meil mõlemaid, kuigi me oleme aasta aega inimeste meelt lahutanud, me oleme teinud 2 või isegi 3 sold out show'd Alexelas, saadet, asju, et minust me oleme väga palju meelt lahutanud, et siis kuidagi ongi nagu see, et mingi ma olen tühi koht ja nüüd ma olengi mingi, ma boikoteerin seda üritust, aga me pole kutsutudki, siis ma pole isegi top 3 ja et I'm not going, because I'm not invited. Aga sa ei saanud kutset ka või? Sa said või? No muidugi. Ma sain mingi save the date, aga see oli üli ammu. No ja, ma ei saanud kutset, ma ei ole saanud. Ja ma ei saanud kutset ka isegi. Ja ma ka ei saanud kutset. No siis ma juba avalikult ütlesin ka, et ma ei tule sinna sita selle üritusele, nii et I'm not going anyways. Et siis teate, et I'm not going. Because I'm not invited. Õige. Nii et jah, et ühesena korra oli niuke see, et see oli niuke väike mõõn. Ja siis üks asi oli nagu veel, mis on nagu üli random, oli see, et mu eks-abikaasal, no nüüd see, et nad on nagu lahku läinud, oli uus pruut, on ju. Ja nagu mina väga ei tea sellest midagi või nagu ma tean, et on see pruut ja värki, kõik on chill ja ma olen väga vastu tulnud, et ma olen võtnud last vahepeal, et ta saaks minna oma uue pruudi juurde teise linna ja siis järsku neil oli endal mingi teema ja siis mul eks räägib, et ja siis see naine hakkas minu kohta mingi rassistlikke asju, mingi nagu kõnes mingi, hakkas mind nagu minu kohta, tead küll need N-words flying around. What?
ja ma olin nagu mingi bitch the fuck, kui ma siin näen, ma ajan su autoga alla ka, ma tean, et te sõbrannad kuulavad, nii et võite edasi öelda. Et nagu, kuidas ma sulle ette ja miks sa minu vastu racist oled olnud, et ma olen täiega nagu... Kas ta on koos taga ikka või? Ei, ta jättis maha ta peale seda. Loogi, kuidas see... Appi kui haige. Ta oli mingi, et sa ei räägi mu lapse emast niimoodi. Et nagu, ja ma väga respektin... Kes see lits on? Kes see ütle, mis ta nimi on. Kui keegi teab, kes selle Siimu endine naine oli, kirjutage mulle kohe. Ei, see on chill. Ja ma olin ka mingi, et ta, nagu, mina nagu ei ole sulle midagi teinugi, ma olen pigem vastu tulnud, et ta saaks sulle külla tulla. Kõike siis, ja nagu see on see, et vaata nagu 50 ütles, what the fuck you say, fuck me for, vaata, et nagu ma isegi teinud midagi. Ja miks sa siis racist oled või nagu... See on nii haige. Jaa, see on väga haige. See on ka mõõnatuselt, aga ma ei nagu mingi... Ja see tegelikult see rikkus korra mu tuju ära küll, et nagu mingi, mis sa mingi mats oled, et nagu mingi maakas mats oled. See on, kuigi ta elab Tartus ja Tartu ei ole nagu mingi maakoht, vaata. Võib-olla ta sündis kuskil Heinapõllul. Ühesõnaga, ma ootan vabandust. Ja see öelge edasi. Ja minul ees pead ka vabandama, sest minu sõbrannast niimoodi ei räägi. Sest et praegu ma ütle su nime avalikult, aga ma panen su pildi ja su nime, et sa oled racist fuck. Ja ma kirjutan su töökohta ja ka. Ja mina panen ka. ja mina ka. Ja mina ka. Nii et vabanda. Lihtsalt, et see, et kui sa julged niimoodi paukuda, siis julge vabandada ka, nii et ma jään ootama. Ja kuna see täna tuleb välja, siis sul on homseni, ehk siis reede kella 12 aega. I love some time sensitive. You know my name, you know my story. Kirjuta vabanda. You know my ethnicity. Ja siis you know my ethnicity. Nii et kirjuta vabanda, siis meil on chill. Kui sa ei vabanda, siis... You're fucked, boy. Jah, siis ma olengi niigi kettas. Ja mina olen drugged, nii et... Ja ma olen drugged. Nii et jah, kui julged olla vastik, siis julge vabandada. Ja... Nii et lähme kirjade juurde ja tore. No tõusud mõned. Esimene kiri on kohe sulle, Kristina. Teadaanne kuulajate poolt. Tere teile, meie rahvuspärlid, oi aitäh. Vaatasin just suure elevuse ja õnnetundega, et meie sõbrants Kristina on meganägusa mehega suhtes ja mõtlesin, et võtan õiguse olla kõikide kuulajate hääl, et esiteks soovida sulle õnne ja anda teada, et me elame sulle kaasa, Krissukas. Ja Kaalerile, kui sa Kristinale haiget teed, siis pead riigist välja minema, sest me ei taha näha Eestis ühtegi meest, kes meie salajuttude emale südamele haiget teevad. Love. Kõike head kõikide Liinaseppade poolt. Oi, kui armas, aitäh. See on täiega cute ja ma olen ise ka väga excited ja ma usun, et ta ei tee mulle haiget, aga you never know, vaata. No mina olen alati valmis. Tead alati valmis, aga ei, ta on praegu väga super olnud ja meil on tõesti väga good ei, ta on väga armas. Ja see, kuidas ta Kelaniga hästi läbi, see üldse nagu, no see oli nali ka, vaata, no et vaata, ta Martaga hullud mängis ja üldse lastega, vaata, et ta väga hästi sai läbi. Ma tegin nalja, et ongi, et siis kui vaata, et lapsed magama, et sa peab ka minema, sest ta on ju must noore. Ta on nii noor ja ma tean, et keegi, no ma subscriberitesse jagasin seda reelsi, et ühesõnaga, et see, et kui see on noorem Peika ja ma tean, et kui te nüüd nägite tema vanust, et ta on tõesti must noorem, ta on 24, aga tead, I don't care. Ma pean ütlema, et nagu niimoodi, kui hängida ei saanud nagu aru ka. Ma räägin, et see on... Nagu võib-olla see on selles, et ta on nii pikk, sest ta tundub nii suur poiss. Jaa, suur poiss. Ta on pikk ja ta on habe ja ta nagu ütleme, et kui sa taga kogu aeg koos oled, nagu mina, siis vahepeal lööb seda nooruslikku poolt välja. Aga tead, tegelikult mul on tema väga tore ja ta on väga chill ja ta on nagu super, nii et love him. Ja me ütlesime, ja vaata eelmine episood, kui me nüüd rääkisime see armastuse avaldamisest ja niimoodi. Ja siis ma ütlesin, et me ei ole üksteisele armastust avaldanud. Ja nüüd me reisile avaldasime, siis ütlesime üksteisele. No ta ütles mulle esimest... Romantiliselt tähtede all. Romantiliselt tähtede all ta ütles mulle, et ta armastab mind ja siis mina ütlesin, et mina... Sorry, ma luristan siin kogu aeg. Ma tahan neid kuradi palle kätte saada, need on nii head. Palle luristada? Ma tahan neid palle luristada. Kristina, get your mind out of the gutter. Sa oled seda klitsi kõvasti kasutada. Ei, selles suhtes, et luristan rahune, pallid lendavad. Et jah, et ühesõnaga ma olen ka nüüd öelnud, et või me oleme üksteist öelnud, me armastame üksteist ja tõesti meil ei ole seda, et nüüd ühe korra ütlesime, et nüüd, et see limit on täis. Ja, et kulub ära, et ütleme kogu aeg, et see on täiega tore ja see on nagu nii fun. Kristina on üldse nii armastust täiesti, kirjutas mulle ka üks päev lampi Messengeri. Ma armastan sind. Ei, siis ma kuulasime podcast episoodi ja seal sa ütlesid, et ma ütlen see nii vähe ja siis ma mõtlesin, et sa lihtsalt mõtlesid mu peale, okei. Aga ma mõtlen su peale ka ikka. Okei, aga see oli nüüd küll hoop alla poole. Ei, ma armastan sind. Nii, ma võtan siis järgmise kirja. Võta. Kas mul on fetiš? Tere, Kristina ja Mallu.
ma kirjutan seoses ühe vastuoluga, mis minus on tekkinud. Kusjuures ma sain sellest aru teie eelmist pornoteemalist episoodi kuulates. Nimelt mõtlesin siis ka ise oma porno vaatamise ajaloole. Ma ütlen ajaloole, sest tegin seda regulaarselt või õigemini perioodiliselt, vastavalt kuutsüklile. Enne lapse sündi 9 aastat tagasi. Peale seda aga pole kordagi enam vaadanud ega isegi mõelnud selle peale. Minu kink oli mustanahalised mehed. Otsisin nii erootilisi kui ka hardcoreimaid variante, kui tegu oli mustanahalise mehega. Sain kiirelt tuldud. Ma isegi mõelnud sellele mingit tähendust. See oli midagi, mida tegin, kui keegi ei vaadanud ja kuskil aru ei pidanud andma. Kuna ka meie Eesti linnapildis, rääkimata sõprusringkonnas, on mustanahalise tol ajal näha polnudki, siis ma ei tulnud selle peale, et mina võiksin olla rasside vahelises suhtes. No Jim Ashleviga sattusin paar korda samale peole, aga ta tundus ikkagi way out of my league. Minu esimene kokkupuude ja suhe oli 18-aastasena ühe Eestis elava korvpalluriga. Chris vist oli ta nimi. No judgment, please. Ma polnud kindlasti paremat tiid veel oma elus saanud. Võrreldes nende mõne noore Eesti mehega, kellega olin olnud. Ta lõhnas hästi, oskas liikuda, rääkida mesijuttu, lugeda mu keha ja kogu kupatus. Küll oli aga see ühe ülbaline ja sassis suhe. Ta oli vaid ühe asja peal väljas ja jäi isegi mulle raha võlgu ja nii edasi. Seega suht sellise halva maiguga lõpetasin kiirelt asja ära. Järgnevates suhetes ei tundnud seks enam piisav ja ma jäänud kellegiga pidama. Sealjuures hakkasin tarbima rohkem nii-öelda musta kultuuri, muusika, filmid, YouTube'i kanalid, you name it. Eestis elades oli see okei, sest ma ei pidanud jällegi kellegile aru andma. Küll aga kui otsustasin kolida välismaale, kus iga teine on mustanahaline, siis hakkasin sügavamalt lahti mõtestama rassi teemat. Ma kindlasti pole see, kes läheks ja lambiks katsuks võõra mustanahalisi juukseid või ütleks suvalisele mustanahalised, mul on üks sõber Aafrikast. Aga mul on imelik nüüd vaadata neid asju, millega ma nii harjunud olen. Piinlik, kui seltskonnas oskan ainult mustale contentile viidata. Ma on justkui tunne, et peaksin hakkama jälgima valgeid inimesi lihtsalt sellepärast, et mu Insta otsingu feed ei oleks üheülbaline. Liiga palju contenti, palju ülakehaga mustadest meestest. Ja kui sa vaatad seda, kui sa paned sinna search, siis tal on ainult mustanahalised ja mingi interracial mingi stuff. Jah. On siin naisi ka nii, et... Siin on naisi ka. Ja üks koer ka. Ja kass. Imelik sellepärast, aga kass on ka must ja koer on valge. Imelik sellepärast, et mul on tunne, nagu ma varastaksin ja ma tunneksin, et see kuidagi ka teemaks paljudele mustanahaliste naiste poolt. Ma ei taha kellegile kannale astuda ja ma ei tee seda ju ainult nahavärvi pärast. Aga samas ma ei saa ju end sundida tarbima sisu, mis minu jaoks igavad on. Alguses ma ikkagi vanast harjumisest swipe'isin kohting äppingus paremale ka muust rassist mehi, aga ikka jälle pettusin ja jätsin siis selle lõplikult maha. See on minu elu ja minul on kindel eelistus. Kas see on kohatu, kas mul on fetiš, kas ma mõtlen üle, äkki see on lihtsalt mingi USA teema ja Euroopas pole nii lõhestanud olukord. Siiski ma ei taha olla rassi teemal ignorantne. Aitäh imelise podcasti eest, olete super andekad. No ma ütlen seda, et mul on ka sõbranna üks, kes on nagu, või isegi mitu, kelle meeldib ka mustanahalised mehed. Aga ma ei saa aru, miks ta üldse arvab, et see on kohatu või ma ei arva, et see on fetiš. Fetiš tundub mulle ikkagi nagu siuke, et nagu palju spetsiifilisem. See tundub mulle rohkem lihtsalt eelistus. See on su eelistus, nagu selles suhtes ma kujutan ette, et on ka väga palju mustanahalisi inimesi, kelle eelistus on valged inimesed. Nagu minu peikad on, mul on üks mustanahaline peika, ülejäänud kõik valge. Siin on muidugi valikud ka vähem. Siin on valikud vähem, aga jah, selles suhtes, et nagu ma ei ütleks, et see nii fetiš on ja kui sulle see sisu on, ma ei tea. Selles suhtes ma saan aru, et kui ta mõtleb, et ta vaatab mingi mustanahalisi content creatoreid ja mingi YouTube'i asju. Miks sa ei võiks selles suhtes, et minu meelest ma follow ka päris mitmeid, nagu mingi TikTokis ja niimoodi ja sind, et nagu why not või sellest mulle tundub just see, et kui sa hakkad mingi oh my god, kas ma ikka võiks seda, see on kuidagi imelik, et jälgi, keda sa tahad ju, selles suhtes, et ma saaks aru, et sa kõnniksid tänaval ringi, sülitaksid valgelahanistele näkku, et võib-olla sul on mingi kerge probleem peas, on ju. Või kui sa hakkaks mingi, siis oleks ka weird, kui sa hakkad nagu mingi seda black accenti tegema, oled nagu mingi, et siis on nagu, aga kui sa lihtsalt oled sina ise ja sulle meeldib see sisu, sulle meeldivad mustanahalised inimesed, see on ainult tore, me võtame kõik, et me saame eest enamused vihkavad vaata, nii et meile meeldivad. Ma arvan ka, et ära näe selles üldse mingi probleemi või ma arvan, et jah, vaba voli sul ju sulle võib meeldida, kes iganes. Tõesti. You do you. Täpselt.
nii, Adidase plätud ja kell öösel kell 3 hollikas Kristinaga. Hei naised, vahepeal on läbi käinud need kirjad, kus räägitakse, milliseid kokkupuuteid on inimestel olnud, kas siis Malju või Kristinaga. Mul meenus endalgi üks lugu. See oli 2017 aastal, olin toona 19-aastane, maalt pärit neiu ja vist mingit normaalset taju mul polnud, kuidas inimestega suhelda ja mis kellaaegadel oleks okei kohtumisi kokku leppida. Sest just midagi sellist juhtus mul Kristinaga. Olin Kristina kaudu võitnud endale loosiga Adidase, ma ei tea, plätud. Ta pakkus, et võiksime järgmise päeva hommikul lõunal korra kokku saada, et annab mulle siis plätud ära. Aga kuna ma ei elanud Tallinnas, siis pakkusin, et mina olen Tallinnas 3-4 paiku öösel ja mingil teisel konkreetsel kuupäeval, et mulle sobiks ainult siis kokku saada. Kristjan ütles, et tal on öösel hollikas Uku-plaadi esitus, aga teoorias saaks. Aga ikkagi oleks parem, kui ta saaks päevasel ajal kellegi teise kätte anda minu võidu. Mille peale mina oma lolli ajuga ütlesin, et aga äkki saad lennujaama infosse jätta. Lõpuks tegime ikka nii, et saime siis öösel hollika ees kokku. Mina veel muretsesin, et kas ta ikka öösel klubis olles telole vastab, kui ma kohale peaks jõudma. Mille peale Kristina vastas, mul nagunii telefon kogu aeg käes, #sõltlane. Plätud sain kätte ja sama öö lendasin oma uute plättaritega Itaaliasse. Praegu Kristina enda Messengeri vestlust lugeda on nii piinlik, sest mul ei mahu päe, kuidas minu jaoks oli normaalne küsida selliseid asju, et äkki viitsib mulle öösel plätuda. Thanks, et mind seenele ei saatnud sellise jutu peale. Vahvad olete. Ei, see on crazy. Kristina, sa oled God's strongest soldier, sest et kui keegi oleks mulle öelnud, kuule anna mulle loosi auhind öösel kell 3 kuskil hollikas üle, ma oleks nagu are you on drugs? Ja, aga ma ei tea, ma just otsin ka meie chati üles, see oli 7 aastat tagasi. Ma olin rohkem aktiivsem ka, siis ma ei tea, aga igal pool kogu aeg. Ma mingi tavai teeme ja ma muudki loosisin kogu aeg kõik andsin asju ära ja see oli nagu fun. Ei no, ma lihtsalt ütlen, et see on nagu väga vastutulek ja ma saan aru, miks ta nüüd tagantjärgi mõtleb, et tegelikult see on ju weird nagu. No ma ei tea, ma olen ikka saab, ma ei tea, aga kuskil lennuama küll ma sõita ei viitsi, vaata, et kui sa tuled. No seal sa tõmbad piiri. Seal ma tõmbad piiri. Aga selles suhtes, et ma ei tea, ära nüüd stressa, kõik on chill ja, aga edaspidi ma küll enam nii ei tea, et see oli nagu one time thing, vaata. Mul on üldse viimasel ajal olnud siuke tunne, et kas ma nagu ise panen rohkem tähele või ongi mingisugune hajameelsuse laine üle käimas, et nagu reaalselt ükskõik, mis stories'id ma teen. Ma näiteks ütlen spetsiifiliselt, ostsin selle asja siit ja see maksis 10 eurot. Ja siis tuleb postkasti, mis huvitav asi, kus sa selle said ja palju ka maksis. Ja oleks siis üks inimene. Kõik. Ei, nagu palju ja järjest ja kogu aeg. Või siis, kui ma rääkisin sellest Skinny Legendist, on ju, ja ma ütlesin, ma teen S, M ja L suuruse, siis kirjutavad inimesed, aga XS, aga XXL, aga XXXXL, ma spetsiifiliselt ütlen SML. Ma arvan, et põhjusega, kui ma ütlen, et ma teen need suurused, siis sa võid kõik ülejäänud eraldada siuke, nagu et ma ei tee seda. Või kui ma ütlen, et ma teen beige ja roosat, siis aga rohekat tooni? Ei. Nagu kuradi tellimustöid hakkavad nõudma. Ja. Ei, see on hea, vaata, sellepärast on ka storidega veits natuke see, et ma vahepeal vaata üldse ei postita, lihtsalt sellepärast, et mul on see komme, et ma tahan ju kõigile vastata, aga siis hakkadki mingid küsimused tulema ja nagu subscriberitel on see eelis, et ükskõik kui loll küsimus see on või kui ma olen isegi stories välja toonud selle, siis ma olen lubanud, et ma vastan selle jälle, otsin lingi isegi ja möllan minna. Aga siis nagu ma ei taha, et nagu tava, nagu, kes ei ole subscriber, ka nagu mitte vastata, et nagu nad tunneks, et ma olen nagu ära tõusnud, siis ma üritan kõigile vastata, siis ma lihtsalt ei postitagi mitte midagi, sest et siis ei kirjuta kõigile. Mina ikka, sorry, pean tõdema, et kui ikka väga loll küsimus on, ma lihtsalt ma ei viitsi reageerida. Ma nagu loodan, et kui siin nii väga hoides, mine korra vaata lihtsalt uuesti üle see ja või kuud nagu täna vaata, panin selle video, et oh my god, I'm wearing Skinny Legend. Vähemalt 10 kirja. Kus komplekt pärit on? Arva fucking ära. Ei ütle. No ei tea jah, aga tead. Aga love you ikka, et jälgite. Ei, selles suhtes ma saan aru, mul on endal ka vahel see, et küsimegi täiesti debiilseid asju, aga vaata, kui seda juhtub nii palju, siis ongi lõpuks nagu oh my dear lord. Vaata sellepärast tegelikult mulle meeldib see TikToki süsteem, vaata kui inimesed kasutavad nagu TikToki põhimõtteliselt story'de jaoks, sest et siis sinna alla saavad kõik kommenteerida ja kui ma vastan näiteks videoga, siis aga ma ei taha TikToki minna. See tundub mulle ekstra platvorm juba. See on hirmus koht ka. See on natuke hirmus ja ma kardan seal kõiki. Šrekli. Kas kõik mehed on sellised? Tere kaunitarid. Kirjutasin teile kunagi loo sellest, kuidas ma olin suhtes väga jubeda inimesega, kellelt isegi bare minimumi välja ei saanud pigistada. Õnneks see suhe on nüüd läbi.
Küll aga kui ma nüüd selle suhte lõpetasin ja pärast seda kogu meie koos oldud aega analüüsima hakkasin ja on nüüd rahu mulle üks asi, mida talle kogu aeg teha meeldis. Nimelt on härral väga suured mommy issues ja see pani teda väga veidralt käituma. Esiteks käitus ta nagu täielik tita. Kogu aeg rääkis hästi peenikese beebihäälega. Oh my god, I would die. Ja üritas mulle sülle runida. Kui palusin tal midagi teha, siis trampis ta jalgu vastu maad, pani käed risti, raputas pead, ütles Kujutage ette sellist sitta tegemas 20-aastast meest. Hell no. Aga kõige hullem asi, mida see vend tegi, oli see, et iga kord, kui me pikutasime voodis ja mul oli tavaline top seljas, siis ronis ta mu juurde, tõmbas mu tissi särgisest välja ja hakkas mu tissi mäema. Mine perse. Rõve. Ei. Kuidas see sai juhtuda üle ühe korra, sest ma oleks get up and get nagu. Ja kui ma ütlesin ja küsisin talt, et mida sa teed ja palusin tal lõpetada, siis vastas ta mulle vesiste Vaatas ta mulle. Ja siis ta vaatas ta mulle vesiste kutsike silmadega otsa ja hakkas nagu beebi nutsma. Kujutage ette täiskasvanud meest, kes teistele üritab näidata enda räige isane, teeb sellist asja. Ühesõnaga ma tahaks teada, kas see on tavaline, normaalne, et mehed teevad nii? Et vabandan, kui kiri tuli pikk, see ei olnud väga pikk kiri. Aga see ei ole normaalne. See ei ole normaalne ja nagu... See on mingi fetiš. Ma saan aru, kui on nagu seksi käigus äkki tissi imemine, aga mitte peab nagu imetama. Ronid külje alla, hakkad lutsutama ja vahid otsaga. Eriti kui sa oled ema juba olnud, siis on ekstra nagu. Lõpeta ära, stopid. Miks sa üldse pead isegi küsima, kas see on normaalne? Fuck sake, muidugi see ei ole normaalne. Ja ma ütlesin ema juba olnud, ma mõtlesin, et imetanud juba olnud, vaata mida ema. Aga jah, et selles mõttes, et ei, see on cringe. Ma saan aru, et on nagu mingid issues, aga nagu ei. Ei, no see on tugev issue. See on mingi... Saaksin nime alla panna ja siis hoiatada. Aga no, olgem ausalt, natuke su enda päed ka, kui siuke asi sai mitu korda juhtuda, siis... Ja. Et ühe korra on rohkem kui küll. Ühe korra on rohkem küll, rohkem ei ole vaja näha, aitäh pakkumast. Ja siis mõtles, lähed lahku siukse kutiga ja siis ütleme, et jätte sotsiaalmeedias sõpradeks, näed, et tal on uus naine ja siis tead, et on kodus mingi emme, ma tahan su tissimeda. Mul võtab nagu selle respekti naise vastu ka natuke ära, kui ma tean, et kodus siuke asi. Okei, tegelikult, mida ma teadsin, kui see on kahepoolne ja neile mõlemale mingil põhjusel peab see meeldima. Ma ei tea, kes ju vaata, aga ma ei... Ju siis sulle nagu natuke meeldis, kui mitu korda lubasid. You got me there. No, jaa. Okei. Nii, ma võtan siis järgmise kirja. Sinepine armukadedus. Tere, armsad preilid. Esiteks me oleme prouad. Prouad, jah. Üks lugu sellest, kui kaugele võib minna ühe naise armukadedus. Ülikooli esimesel nädalal hängisin mingis imelikus seltskonnas. Hängisin mingis imelikus seltskonnas, kus oli igasuguseid karvarlisi ja sulelisi. Kõik tundus uus ja äge, pidu pidevalt põlvini. Seltskonnas liikus ka üks värvikas naisterahvas, nimetame teda Mariks. Tal oli üks peikalaadne toode, kellega nad olid pidevalt kokku lahku. Me ei saanud lõpuni aru, mis nende vahel on või ei ole. Hängisime kõik ühes seltskonnas ja oli loomulik, et suhtleme oma vahel ka selle peikaga. See noormees elas samas piirkonnas, kus mina ja mõnikord viis ta mind autoga koju või linna. Kunagi ei läinud ta ekstra mind viima, vaid lihtsalt suund ja aeg klappisid. Minu jaoks oli see täiesti tavaline sõber tuttav, nagu kõik teised seltskonnast. Vähimatki romantilist tooni seal polnud minu poolset ja ega temagi igavest armastust ei vandunud. Oligi lihtsalt sõprus. Ühel hetkel hakkasin ma sellelt naiselt saama sõnumeid ja kirju, et jätku mina tema meesrahule. Ei no vabalt, hoiad endal, eks. Püüdsin temaga rääkida ka, et ausõna, mul puudub su musu vastu huvi, aga Mari seda ei uskunud ja aina jaures. Mina seltskonnaga ka enam nii palju ei lävinud, kuni tuli suvi ja mul oli muid tegemisi rohkem. Ükskord olime väikelinna pargis niisama hängimas teiste sõpradega ja siis see Mari ilmus oma kahe tuttavaga sinna. Mina tervitasin sõbralikult ja kõik tundus chill. Aga siis ta ründas mind ja pigistas mulle juustesse tühjaks sinepi tuubi ja räuskas. Kus ta selle sai, kas ekstra selleks ostis, ma ei tea. Mis seal ikka, läksin koju, pesin pea puhtaks ja elu läks edasi. Oleks võinud ju politseisse minna, aga tol hetkel ei mõelnud nii. Aga selgus kogu loo osas saabus mõnda aega hiljem. Mari musu oli olnud natuke liiderlik ja liitutanud ringi ja ta arvas, et mina olingi see, kelle juures ta kogu aeg käis. Kuigi musu oli ise öelnud, et mina ei ole asjaga seotud, aga kui naine on endale midagi pähe võtnud, siis on seda raske muuta. Tervitades Sinepi marinaadis Riina Sepp. No politseisse vist, sa ei saa öelda, mind rünnati Sinepiga.
Call the SWAT. Ja et kui ta oleks veel silma või niimoodi, vaata, et ta tegi sulle päriselt nagu mingit vigastust on just, et vigastas silma limas kesta või mis on. Meditsiiniekspert. Kerenatoomia 20 hooaega. Aga juustesse, ma pidin pead pesema. Et seda nagu vist päris ei päda. Aga noh, jah, selles mõttes, et ikka armukade naine võib olla väga hirmus ja võib. No vaata, see ongi, et kui sa armukade ja sa mingi arvad, et su mees petab ja sa nii armastad seda meest, kes sind petab, siis sul võibki ära flipata. Jah, vaata, tegelikult, eks vaata kõrvalt on muidugi lihtsam kommenteerida ja tahaks lihtsalt öelda, et ega see naine ka ju, kes seda sinepit loopis, et noh, võta ennast kokku, kui sa tead, et su mees sind petab või kui sa eeldad seda, et mis sa seda naist ründad, et isegi kui sa oleks olnud tema laias laastus, nagu mis sinepiga lähed loopima, nagu ma ei tea, see tundub, kui juba ju tahad kätte maksta siis nagu korralikult, mis sa sinepiga pritsid, kaapet näkku, nali. Sa ikka õpetad, kuidas õigesti rünnad. Aga jah, selles suhtes, et see sinep on, ma näidist, et sinep marinaadis. Oh jah, kuulus naarik. Hei naiskad, pole just suurem asi kus, aga pigem kurb tõsiasi. Nimelt olen töötanud aastaid kohalikus baaris, kui tulid ka erinevad artistid peale esinemisi siin piirkonnas. Veel kindel artistil on siin baarmenide seas maine tekkinud. Nimelt on teada, et antud artistil on raskusi maksmisega enda jookide eest. Broke! Iga kord, kui ta baaridesse jõudis peale enda sette, on härrad täiesti segiainetest. Ei ta uskuda, et ennast 15 minutiga nii umbe jäi. Lisaks tihtipeale lõuk sõidab silmad nagu tõlarattad ja aru ei saa, kus või mida tegema peab. Rahval küll tore, et saab pidu panna kuulsusega, aga kurb on vaadata, kuidas minu lapsepõlve staarist on saanud jorss nagu iga teinegi. Ehk siis, kui ta tuli baari, ega temaga väga tegeleda ei tahtnud keegi töötajatest, sest on teada, et raha kätte saamine on pärast jauramine. Nime... Ära ütle. What? Jah. Võtta, ma tahaks öelda, et oh my god, I can't believe it, aga samas I can believe it. Tema puhul ma nagu can't believe it, et tal on raha maksmisega. Ma usun, et tal on, aga võib-olla ta on lihtsalt natuke väike ihnuskoi. Ja võib-olla, ma ei tea. Aga ma nagu tean, et talle juua meeldib, et ma tean, et ta Ott ära. Kule, aga saada meile, kus baaris see on, siis me teame teinekord asja teha sinna. Ja. Siis me saame oma silmaga. Oma silm on kuningas. Ja. Nii et kallis Liina Sepp, saada meile, et kus baaris sa siis töötad ja me võib-olla tuleme ka läbi, vaatame seda kunagist lapsepõlvest. Uuriv ajakirjandus, jah, seda me oleme. Okei, võtame järgmise kirja. Rahuldus tööpostil. Hei, Eesti mõnusaim duo. Mul lugu siuke, et sai kunagi Lukoili tanklas töötatud ja seal müüdi toredaid pornoajakirju. Vahel juhtus, et kliente palju ei käinud mingi perioodi ja igavusest kõik tavalised ajakirjad ammu läbi loetud. No eks ma siis hakkasin uurima, et mis seal pornokas huvitavat on. Muidugi on need kile sees, aga ma mõtlesin skeemi välja, kuidas neid lugeda. Tõmbasin kile äärest ettevaatlikult lahti, hiljem panin läbipaistva kleeplindiga kinni. Aga mis ma siis vahepeal tegin, kui ajakirja kätte sain? Läksin taha ruumi ennast rahuldama. Ja kui klient tuli juhuslikult, siis käbe püksid jalga ja leti taha nagu poleks midagi juhtunud. Seda ikka juhtus mitu korda, õnneks vahele ei jäänud, aga kunagi ei tea, mis toimub tagaruumides. Ma olen üsna kindel, et see tagaruumis oli kaamera. Nagu bensujaama tagaruumides, ma olen üsna kindel, et seal on kaamerad. Kristjan oleks neervis. Ei, ma mõtlesin, et tagaruumis ei pruugi olla, et pigem nagu saalis on. Ma ei tea, ma kuidagi nagu arvaks, aga ma ei tea ka muidugi. Sõltub, meil oli näiteks, kui ma olen kuskil töötanud, ma mäletan, meil ei olnud tagaruumis üldse kaameraid. Aga siis mu sellelt, no me lõpuni välja ei tea, kes selle tuuri pani, aga meil oli see, et vaata, vahetusraha oli nagu ühes sahtlis, see oli 1000 €, noh, 100 kotid on ju, et kes alustas teenindama vahetus, ütles 100 kotti viis tagasi. Ja siis üks tüüp lasti lahti, järgmine hommik oli kõik need vahetusraha kadunud, aga kaamerat ei olnud. Ja siis peale seda alles pandi, vaata, et noh, kui tavaliselt vist pannakse ka, kui on nagu mingi, noh, võib-olla esimese aine mõelda. Ma mõtlen lihtsalt, bensujaam on see on jammu, Lukoili aastaid. Lukoil, jah, aga ikkagi ma ei kujuta ette, et lähed mingi taharuum, noh, ajaviiteks, ma ei tea, mis mina panin kunagi Lukoili taga, mul oli üks mega suur crush, ta nimi oli Richard
ma olin nii armunud temasse ja siis ma suudlesin taga seal Lukoili taga ja ma mõtlesin sellest nagu mingi pool aastat ma olin obsessed. Ja mõtte teenindaja samal ajal pani flick the bean kuskil tagaruumi. Me panime tatti samal ajal flick the bean. Aga ma lihtsalt kujutan ette, kuidas ta ettevaatlikult oma kilekesest võtab selle ajakirja välja ja siis mind nüüd huvitab, kas ta luges seda seal ees ikkagi veel hiilis selle kõike taharuumi ja siis pärast kleepis tagasi selle. Ei no, selles suhtes tasuta meelelahutus ei ole häbiasi, nii et... Ei reaalselt, ja ikkagi see on ka perks of having a job, vaata. Igal töökohal on ju natuke neid mingi boonuseid, et seal on saad tasuta. Jah, loodame, et ükski Lukoili ülemus seda siis ei kuula praegu. Aga samas töö sai tehtud, kui klient tuli, tõmbas töö püksid jalga ja läks tagasi nii. No problema. Nii, tupsusõltuvus. Palju kirjutatud. AK4. Tere naised! Mul küll pornosõltuvust ei ole, aga olen tupsusõltlane. Ma jumaldan ja vihkan seda samal ajal. Teate seda tunnet, kui olete kõhu heast ja paremast täismuginud ja siis lamad nagu surnukuuris raskustundega. Parim asi selle hetkel oleks mõnus mentooniline padi. Ma olen nii hulluks sellega läinud, et topin oma moka alla seda saatana patja, kui ma vähematki negatiivsust tunnen. Topin endale neid juba topelt patjadena alla. Iga poole tunni tagant vähemalt. Aga pannakse ju. Ma ei ole kunagi näinud. Ma olen näinud ikka, pannakse üles alla igale poole, kes on ikka täitsa. Ma olen tunde arutanud ChatGPT-ga, et miks see mulle halb on ja mis tagajärjed selle võivad olla. Mu süda tihti puperdab ja see pidi ka olema ka tupsust. Aga kas see veenab mind? Ei. Ma konkreetselt olen valmis suremise tundega ka tupsu alla panema. Sellest rääkimata, et minu arvates naisterahval tupsu tegemine näeb nii ekstreemselt inetu välja. Mitte, et ma erine daam anyways oleks. Seega äkki oskate mind nii ära hirmutada, et ma elu sees ei taha enda tupsu alla panna. Et iga kord, kui ma sellest mõtlen, saab mul südame pahaks. It has been 4 years. God, please help me. Kõige suurema lugupidamisega ja sügava kummardumusega tupsusõtlasest Liina Sepp. Mina saan ainult öelda, kuidas mina, praegu ma ikka aeg-ajalt teen, aga kuidas ma ükskord sain päris pikaks ajaks loobuda. Ma nimelt jõin eelmine õhtu ennast täiesti täis ja teate, mul on kohutavad pohmellid, aga siis ma olin vist nagu eriti pingutanud, et mul oli hommik nagu, ma mõtlesin ka, nagu mul oli nii paha, vaata, mul on see iiveldus ja kõik asjad, aga ma automaatselt refleksist toppisin ikka endale tupsu alla. Mul niimoodi okset purskas, see oli ja mu ajus vist tekkis mingisugune seos, sest et niigi minu jaoks tups, nagu ta isegi praegu, kui ma tarbin seda, tegelikult lowkey jääb mind iiveldamast. Mul on nii kerge okserefleksi midagi panna kuskile, kuidagi saab mind tegelikult kogu aeg oksele, aga siis mul need jupid läksid nagu kokku ja ma ei suutnud peaaegu üle aasta aja teha, sest et ma lihtsalt see mälupilt vaata seondus sellega, kui ma panin tupsu alla, ropsi purskas on ju. Aga ma kahjuks arvan, et keegi teine ei saa sind kuidagi ära hirmutada, et kõikide mina olen ka ühe korra elus tupsu teinud ja siis ma panin ka ketti sellest ja ma rohkem seda ja ma veel panin seda pruuni patte veel vaata. Ja ma olin ülinoor, aga mul lihtsalt keegi olnud võtta häält ära, ma hoidsin seda ülikaual ja seepärast ma kettisin seda. Aga mina ütlen, minu sõltuvus on veip. Ma ei saa sest lahti. Mul praegu ka siin... Ega sa proovinud ka ei ole selles suhtes? Proovisin. Millal? Üks kord ma nädal aega ei teinud. See oli eelmine aasta veebruaris. Või oota. Jah, eelmise aasta veebruaris nädal aega ei teinud. Ma olin haige ja mul oli nii paha olla. Jah, võib-olla see ongi niimoodi, et kui sul on nagu nii halb muudel põhjustel olla, aga ma ei tea, mis siis soovitad. Mul on praegu ka mu veip on siin selle sildi taga ja kohe, kui see kaamera kinni läheb, ma olen sõltlane ja ma nagu lohutan ennast sellega, kuigi ma tean, et mul võib mingi popcorn lang tekkida ja mis asjad on. Aga tead tekkigu. Pop it away, minule meeldib veip. Ma ei tea, mulle meeldib, ma ei suuda lõpetada. I cannot stop. Ja teada üks koostöö, mida ma tahaks. IVG tumesinine IVG, saatke mulle blokkidega. Ma tean, et seda, sama, kus tatlid tulevad. Kus meil need tatlid tulevad? Ma tean küll, mis sa mõtled. Veip. Ei. Tatlid tulevad mingi, sa mõtled see firma? Jah. Nii. Mis see firma nimi oli? Ma ei tule meelde, aga ma tean, mida sa mõtled ühesõnaga. Sellel nimel, Dave and Johnson ja need tulevad sellest mingist, see firma on ju. Tule praegu silme ette, ma isegi follow neid. Ja neil on tütar või see õde ettevõtte on siis see tupsu ja veibi ja nendega. Ja Balti jaamas on see putka neil ka, vaata mingi Vapista. Nordista,
tuleb see Nordistast tulevad tatlid ja Vapistast tuleb veip onju, nii. Ja Vapista on seal Baltas ka ja ma nagu, ja kuna tups nagu väga head ei tohi reklaamida suitsu tubakatooded, aga kui ma saaks, ma tahaks Vapistaga koostööd, saatke mulle plokkide viisi. Okei, mina üritan ikkagi siin see inglike õlal olla, mitte see kuradike. Mina ütlen, et mina olen edukalt mõneks ajaks vähemalt suutnud loobuda nii tupsust, kui ka veipi ma ei teinud eelmine aasta mingi pool aastat. See on ja raske sellest, nagu raske on, ütleme nädal ja siis ütleme veel siuke 2-3 nädalat on see, et ma pidin teadlikult ennast nagu hoidma uksest välja minemast, sest et okei, kui ma ei osta endale kätte, ta vai mul ei ole, aga kui ma lähen uksest välja, siis on nii palju inimesi, kelle käest ma võin kõigilt ju küsida või kes pakuksid. Nii et ma väga teadlikult lihtsalt istusin kodus ja siis mingi hetk nagu see... Mulle meeldib, kui Mallu veipi tee, siis kui ta teeb, siis ta võtab kogu aeg minu veipi ja mu veip on kogu aeg kadunud. Ja mina olen, aga mul on alati, nagu ma olen, tegelikult mina olen nagu next level, ma nagu teadustan, et ma olen sõltlane. Mul on kotis alati nagu 2 varu veipis, ma tean, et äkki keegi peab tuuri, siis mul on vaja ruttu uut veipi võtta. Et seepärast mul varastatakse kogu aeg veipi ka, mul läheb nii palju raha veipi, mõtle see palju raha kokku ja tegelikult raha läheb hitaks. Aga kui ma sul oleks juba farm, kui sa veipi teeks. Ma ei taha farmi, nii et mulle meeldib veipida. Aga mu nipp ongi see, et kui sa lähed osta Vapistast blokiga, siis sa saad lootsama. Kas sa üritad praegu koostööd lunida siit? Saatke. Teine inimene räägib oma probleemi. Ma ei tohi teid promoda. Ärge kuulake teda. Ma ütlen ausalt, teen ise ka, aga see on väga-väga paha. Sul on seda jõudu, loobu, aga sa pead lihtsalt umbes 6 aega kodus istuma, ära kedagi sisse lase, ära pensukasse mine. Ja siis sa võid tagasi ühiskonda sulanduda. Aga see on päris raske. Tegelikult nagu mul on see juba lihasmälus, see veibi tegemine. Jaa, aga ma ütlen, mina olen ka väga nagu, mul on ATH, mis tähendab seda, et sõltuvused on kiiremini tulema ja ma väga kiiresti jään sõltuvuse tupsust veibist, you name it, aina. Aga kui mina sain sellest lahti for a short period of time, ma ei oleks nagu, kui ma ei oleks teinud seda teadlik otsust, et ma ei ole nii kaua teinud pohhu ja ma teen, siis ma ju ei teeks seda edasi, lihtsalt sa pead teadlikult mitte tegema. See on nagu narkomaanid. No mina mõtlen ka, et vähemalt ma ei ole methist sõltuvuses, nüüd ma olen natuke mündimaikselises veibist saata. Et nagu, ma ei tea, et nagu, mina ütlen ka, et nagu, kui sa ikkagi ise tunned, et sa tahad lahti saada, no muidugi, kuidagi, minust on isegi mingi hüpnoosid ja asjad, no, saab kuidagi, no sa ei pea nii kaugele. Aga mina vaata, kui ta ütles ka, et saab kõhu täis ja siis umbes paneb tups seal. Minul on see, et ma saan kõhu täis, väike veip. Kristina, ei, me ei promo mingit veipi ega tupsu siin. Lõpetame selle episode ära, ma tahaks veipida. I love. Nagu, kui sa testkased inimene, ma tee, mis ma tahan, ma olen 32. Okei, aga ütleme ei. Aga ei. Kui sa tahad maha jätta, you can do it. Ja kui sa ei tee seda veipi ega tupsu, ära hakka tegema ka nagu. Jah, ära kindlasti. Kui sa ei ole hakanud tegema, pole mõtet proovida ja kui sa praegu kuulad või vaatad ja sa oled ja kui sa oled mõnda aega suutnud prii sellest olla, siis õppige minu kogemusest. Isegi kui sulle tundub, et ma pole nii ammu teinud ja suva ma teen näiteks seekord siin peol. Usun, see downhill tuleb nii kiiresti. Aga sa praegu oled kuidas? Vaimselt haige. Sõltlane. Vaimselt haige sõltlane. Aga lõpetame sellega meie episoodi. Kristina tahab veibist loobuma minna. Jah. Palvetama. Ja teile ilusat nädala lõppu ja be cool ja hoidke kõvad. Tšau, ma ei tea kuhu lehvitada. Tšau.